järjekordne kuu teine teisipäev, kui me oleme harjunud siin kokku saama, et jagada siis Virumaa TMO uudiseid. Täna on meil lisaks sellele, et mina räägin teile natukene sellest, et millised sündmused on tulemas, on meil siis ka toredaid külalisi. Et ise ootan väga põnevusega seda, mida Killu meile siis räägib Kurro spaast. Mul on juba niimoodi sõrmed juba sügelevad, saaks juba broneerida. Kui hind on taskukohane, aga siis varsti saame seda kuulda. Ja siis on tulnud meile külla ka Sandra elamusmajutusest, kes siis tutvustab hiljem enda portaali võimalusi turismiettevõtjatele. Aga hakkame siis siit minema, kui sa, Viktoria, palun paned meie kuupäevad. Et kõik tublid turismitegijad, kes meil on osalenud selles programmis, lugude loomine ja giidiõppe ja nii edasi, meil on olnud ju väga, väga ägedaid asju. Reedel oli üks põnev ja paeluv ja mis ei tahtnud kuidagi ära lõppeda, aga igav ka ei hakanud veebikoolitus, mida siis tegi Iivika Sinimägede muuseumist ja ma soovitan seda kõigil järele vaadata, kui vähegi mahti on, et see salvestus on juba meie YouTube'i kanalis ja kodulehel koolituste all olemas. Nii et kes ei saanud reedel ühineda, siis kindlasti vaadake. Et kui me nüüd selle tänase koosoleku salvestuse koos slaididega teile saadame, et siis lisame sinna selle reedese koolituse lingiga, et oleks hea mugav vaadata. Aga nüüd reedel on meil juba tulemas järgmine veebikoolitus samast sarjast, nii et kes on registreerinud, on ka juba lingi saanud ja see link on leitav ka meie Virumaa TMO Facebooki lehel ja siis ka kodulehel virumaatmo.ee. 5. mail kutsuks teid kõiki sellisele toredale, see ongi selle sarja lõpukoolitus, kus räägitakse ka siis giidide töö praktilisest poolest, et kuidas üldse lood sünnivad, kust nad tekivad. Seda koolitust viib läbi Palmse muinastaide kojas Anne Kurepalu, kes on väga palju aastaid pühendanud üldse Virumaa kõik lugude tegemisele. Ta tunneb Virumaad läbi ja lõhki. Kõige rohkem on ta legendaarne muidugi Lahemaa giidina, aga ta nagu hoomab teemat kuni Narva-Jõesuuni välja. Tema käest on õppida ikkagi palju. Ta teeb seda kõike väga huvitavalt, kooki pakub ka ja kuna tema see tore selline muuseumilaadne asi, muinastaide koda on kohe Palmse mõisa kõrval, siis selle koolituse jätkubki Palmse mõisas, kõigepealt kõrtsis lõunasöögiga ja pärast Palmse mõisa teadur ja projektijuht Susanna Murel, kes on aastaid siis uurinud ajalugu läbi arhiivide ja lugude lugenud ja kui palju ägedaid programme on tänu sellele tehtud ja ekspositsioonis ära kasutatud, siis tema teeb ringkäigu Palmse mõisas ekspositsioonis ja jutustab kõiki neid lugusid, et kuidas need on siis tekkinud ja kuidas tema on leidnud need. Et see on selline tore lõpp meie lugude jutustamise seeriale. Et sinna on oodatud ka need, kes ei ole saanud mahti eelnevatel osaleda, aga veebikoolitusi soovitan siis järgi vaadata. Ja kui sa, Viktoria, nüüd paned järgmise slaidi, siis meie, olgu, ma ei räägigi kohe konverentsist, seal oli kirjas, et juba oli mul meelest läinud, et oluline asi, meil on siin praegu ka kuulamas mitu ettevõtjat, kes juba eelmine aasta said hooliva Virumaa ettevõtja märgise, siis nüüd on selle aasta võimalus. Ja me oleme teile saatnud küll ka need kirjad, aga siis räägin siit üle. Et asi on selline suhteliselt lihtne. Inimkeeli on siin vaja täita nii-öelda 10 käsku, mis on siis
nõuanded, et kuidas kestlik turismiettevõtja peaks tegutsema, et olla kestlik. See on ka väga hea hüpe selleks ja ettevalmistus, et igasuguseid teisi märgiseid endale pärast saavutada, aga meie siis tunnustame oma ettevõtjaid selle märgisega, kui on täidetud kõik need 10 nõuannet, mida te siis leiate ka sellest kodulehelt, et pärast saadame kõik need lingid teile. Ja selle tunnustuse anname siis üle ettevõtjatele 20. mail toimuval sel kevadisel turismitegijate inspiratsioonipäeval, millest nüüd siis kasvas välja selline loodusturismi konverents. Ma loodan, et te olete kõik seda infot näinud. Kui ei ole, siis ka täna hommikuses kirjas oli see veel olemas, kus me tuletasime meelde, et on koosolek. Nii et tutvuge kindlasti selle ägeda programmiga ja olete kõik oodatud osalema. Siis sündmustest võib-olla on piisav, et nüüd hästi kiire väike ülevaade meelde tuletamaks, et on võimalus ka abi saada kõikidel turismiettevõtjatel, ka rahalist, et aeg-ajalt on seda hea meelde tuletada, et kui Victoria paneb järgmise slaidi, et EIS on alati pakkunud erinevaid toetusi, aga hetkel on niisugune 4 meedet täiesti olemas ja kindlasti paljud saaksid seda kasutada ja oma ettevõtet paremaks teha. Sobib nii väikestele kui suurematele ettevõtetele. Et kindlasti soovitan seda turismiettevõtete kestliku arengu mentorteenust nendele, kes veel ei ole seda kasutanud. Et kuna meil päris palju muutub siin Green Key märgiste osas alates 1. oktoobrist EIS seda enam ei väljasta, sellega info ka saab meie käest rohkem küsida ja saatsime tegelikult ka uudiskirjas laiali. Et siis saab nõu ja personaalse mentori endale. Ma arvan, et meil on siin ka inimesi, kes on sellega seotud olnud. Siis turismi digimentorlus saab samamoodi liituda, kus saab endale mentori, saab koos ära vaadata kõik sellised teekonnad, et milliseid digiasju sul on vaja. Kohe siit järgmiselt slaidilt tulebki juba see, et saab toetust ka liidestamisteks. Victoria, kui sa järgmise saad panna. Et see, kui paljudele tuleb nagu meelde see, et ahah, see on mingi digimentorlus, digitoetus, et järelikult äkki antakse siis toetus selle peale, et ma saan oma Facebooki korda teha. Tegelikult on need digiteenused nagu väga palju laiemad, et nii hotellides, restoranides, eriti majutuses ka oma tööprotsesside juhtimiseks on olemas väga palju programme, mis teevad kõigi ettevõtjate elu lihtsamaks ja töö paremini organiseeritumaks ja muidugi, mis on eriti oluline, aitab paremini külalisi vastu võtta ja ka broneeringusüsteeme hallata. Nii et jällegi soovitan uurida neid, et see on küll selline, millest aeg-ajalt räägime, aga tuleb ka meelde tuletada, et mõni ettevõtja mõtleb just, et nüüd siis järsku ma tahaks küll seda abi saada. Ja soovitan osaleda, kellel võimalus ka 28. aprillil toimuval sellisel kestlikkuse seminaril, kus siis tutvustatakse ka seda Euroopa Liidu ökomärgist, mida on nüüd võimalik siis taotleda ka majutusasutustele, et varem teda pandi sellist ala pesupulbrile näiteks on ju külge, et nüüd on see laienenud ja Eestis antakse välja. Aga rohkem ma siin aega kinni ei peaks, sest ma ise põnevusega ootaks juba, mida on rääkida Killul Kurro spaast. Oi, aitäh ja aitäh kutsumast, et siis tere ka minu poolt, head võib-olla vist kolleegid ja naabrid, et mina siis Killu Maidla, Kurro tegevjuht, põgusalt võib-olla eelmisest elust ka, et ma olen kogu oma täiskasvanu ea külalislahkuse sektoris töötanud erinevates hotellides, hotellikettides, kohalikes välismaistes ja täitnud erinevaid ameteid, siis alates toateenijast ja hommikusöögiteenindajast kuni hotellijuhini välja ja tegevjuhini välja. Ja täna siis tõesti ma arvan, et mul on käsil nagu elu unistuste projekt.
et ma ise naeran, et pärast 4 aastat hotellide ja restoranide liidu vedamist sellises kriisi ja sõjaolukorras, siis olen ma just nagu sanatooriumisse sattunud, eks ole, et sinna Alutaguse metsade vahele. aga ma jagan teiega ka oma presentatsiooni, et mis aitab natukene paremini äh, siis ilmestada seda, mida me seal teeme. et kas on hästi näha? On küll. väga hea, suur aitäh. nii, aga et siis Kurro Alutaguse metsade vahel, et kõigepealt ma võib-olla räägiks, et kust see nimi tuleb. et meie asukoht on seal Ida-Virumaal, Alutaguse vallas ja Peipsi üleval põhjakaldal, noh, see imeline koht, kus läheb see Eesti kõige pikem liivarand. teisel pool on mõnusad männimetsad, seened ja marjad ja kõik ilusad. meie kõige võib-olla lähim tuntud koht on Kauksi. Kauksi rand on meist mõne kilomeetri kaugusel ja Kauksi ja Uusküla vahele, mis on siis meie täpne aadress täna, Uusküla küla, jääb selline koht nagu Kuru. Kuru kunagi ammu-ammu kandis nime Kurro ja kui Kurro küla kõrvale tekkis selline väike satelliitküla, siis seda hakati kutsuma Väike-Kurroks või Klein-Kurroks. ja meile see Kurro nimi nii hirmsasti meeldis ja mitte ainult ei meeldinud nagu selle nime ägeda kõla pärast, vaid tegelikult ka selle mõtte pärast, et me just nagu läheme tagasi juurte juurde. väga tahaks öelda, et see tagasi juurte juurde minek ei ole loosung, et meie majast leiab hästi palju peenemaid ja vähem peenemaid viiteid ja vihjeid selle paiga ajaloole, kultuuri ja toidupärandile. nii et ma tahaks väga loota, et see Kurro peegeldab nagu ikkagi väga südamlikult ja täie austusega seda, mis seal enne meid on olnud. ja et miks me seda Kurrot teeme, noh eriti see tekitab siin praegust küsimusi, kus just nagu Eestimaa on täidetud erinevate spaahotellidega, neid tuleb järjest riburada pidi juurde, et milleks siis nagu veel ühte vaja. aga me ise näeme, et me loome Kurrot hästi selgest vajadusest tulenevalt. siin on noh, võib-olla nagu hea sisse tuua või rääkida nendest globaalsetest trendidest, mis üle maailma meile noh, mõned mured ja mõned rõõmu valmistavad. et noh, näiteks esiteks me jälgime sellist globaalse linnastumise või urbaniseerimise trendi, on ju. et täna maailma elanikkonnast no circa 50% juba elab linnades ja prognoos on, et 20-25 aasta pärast on juba 75% elanikkonnast linnades. no sedasama me näeme ju tegelikult ka sealsamas Alutaguse vallas, et noored kolivad maalt linna ära, et maal ei ole tööd, ei ole arenguvõimalusi ja saame sellest aru. noh, teisest küljest, mis selle linnastumisega kaasneb, on ikkagi see, et inimesele loomupärane keskkond on ju tegelikult looduse juures ja linnas on seda loodust vähe. ja see omakorda tekitab sellist noh, ütleme stressiolukorda ja ka vaimseid pingeid, mida me samamoodi näeme, et on selline kasvav, noh, trend on selle kohta halb sõna, aga me näeme, et elutempo on läinud väga kiireks, infomüra on hästi palju ja seoses sellega siis ongi need vaimse tervise mured on üleval ja mis siis nagu soovitatakse vaimse tervise puhul spetsialistide poolt on noh, üks maga, teine söö korralikult, kolmas liiguta ennast ja kohe neljandana tuleb ju see, et mine ja veeda aega looduses. ja just looduse keskele me tegelikult ju seda Kurrot ehitame. no teine trend on terviseteadlikkus. Rõõm on näha, et järjest rohkem inimesi teeb sporti ja liigutab ennast. noh, ööklubid nagu selle üle loomulikult ei rõõmusta, nemad ütlevad, noored ei käi enam ööklubis, samas spordiklubid rõõmustavad, et noored on laupäeva õhtul spordiklubis. noh, tundub nagu päris positiivne trend. aga mida me siis nagu tahame siis oma majas saavutada või pakkuda, on see, et kui sa tuled spaapuhkusele, sa ei pea oma treeningkava kõrvale jätma, et sul on tegelikult aktiivse liikumise, spordi tegemise võimalused ka loodusspaas olemas. loodusspaas ja selle ümber, et me väga suuname oma inimesi siis nii-öelda õueõhku hingama ja seal ennast liigutama.
ja kolmas oluline trend on siis see keskkonnateadlikkus, et järjest rohkem inimesi ikkagi on mures meie planeedi tervise pärast. See tuleb meile tegelikult juba ka siia koju kätte, et me näeme neid loodusnähtusi, mis siin ümberringi möllavad ja mis on ägenenud ja sagenenud võrreldes varasemate aegadega, see teeb murelikuks. Ja see teeb murelikuks ju ka väga palju reisijaid ja turiste, nii et me oleme oma maja ehitanud väga keskkonnasõbralikuna. Me taotleme LEED kuldtaseme märgist ja kindlasti meie opereerimine on plaanitud selline, et me võimalikult vähe kahjustame ümbritsevat keskkonda ja pigem nagu isegi vastupidi, et me tahaks väga sinna keskkonda ja kogukonda tagasi panustada. Et siis me loome oma külalistele sellise imelise koha, kus aeglustada ja seda igal 4 aastaajal. Et hästi selgelt me oma kommunikatsioonis ei räägi liiga palju rannapuhkusest Peipsi ääres, mis on ka väga tore. Aga mina ise näen, et selle maja tugevused, selle aeglustamise, rahunemise mõttes tegelikult tulevad välja just alates sügisest, kui kiire hooaeg on läbi, et millegipärast meil on ju see lugu, et isegi puhkuste ajaks, mis meil reeglina suvel on, meil on kõikidel on to-do list on ju, et on vaja käia külas kõikidel sugulastel, on vaja külastada 3 kontserti ja 1 festivali, siis me peame kindlasti lastega telkima minema ja no hea oleks, kui me jõuaks vannitoaremondi ka ära teha, on ju, et kõlab tuttavalt ilmselt. Ja teiseks on meie hästi selge fookus on tegelikult meie meeskonnal, et me täna panustame väga palju sinna, et see oleks niivõrd hea keskkond, kui ta on nagu meie külastajatele, et oleks sedasama ka oma töötajatele. Et ühest küljest nagu see füüsiline ruum, aga teisest küljest hästi selgelt ka kogu see organisatsiooni kultuuri loomine, arenguvõimaluste kavandamine ja pakkumine, et noh, siin hea näide, et kui me plaanime siin avada augustis, siis meie esimene meeskond, kes hakkab juba tööle 1. juunil, on spaaterapistid. Neid ootab ees 2 kuud intensiivset väljaõpet ja noh, see ei tähenda seda, et me võtame nagu inimesed, kellel ei ole mingit kogemust, vastupidi, meil on väga selged nõudmised, et peab olema nagu kas spa teenindaja või massööri või kosmeetiku kutse ja sinna peale me siis ehitame nagu selle oma kompetentsid ja oskused ja harjutame seda nagu tõsiselt läbi, enne kui me siis külalistele seda teenust pakkuma hakkame. Ja kogu meeskond on meil tööl selgelt vähemalt 1 kuu enne avamist, et me saaksime kõiki oma teenindusstandardeid õppida, harjutada, läbi proovida ja testida, et see plaan või see soov pakkuda väga kõrgel tasemel teenust, et see on selgelt nagu meie ambitsioon ja see noh, ilmselgelt ei ole lihtne ka piirkonnas, mis on tegelikult Eesti kõige hõredamalt asustatud omavalitsus, eks ole, et inimesi on meil seal vähe, aga loomi ja linde see-eest on väga-väga palju. Selle kontseptsiooni autor on Jako Kapp. Jako on hotelli valdkonnas ikkagi väga tuntud mees, et tema loodud kontseptsioonide järgi täna toimetab circa 20 hotelli Eestis ja Euroopas. Ja võib öelda, et Jako on oma nagu aastatega kogunenud parimad teadmised ja julgemad unistused kirjutanud Kurra kontseptsiooni sisse. Meie arhitekt on Joel Kopli kuuarhitektidest ja hästi tore on näha, kuidas arhitekti nägemus sellisest metsa all paiknevast külast on tänaseks ikkagi juba nagu täiesti ilmet võtnud ja kui hästi see sulandub sinna mändide ja metsa vahele. Et kui alguses ma tean, et ka kohalikel inimestel oli hirm selle eest, et kuhu siia tuleb see 8-korruseline torn, siis täna käivad inimesed sealt mööda vaatamas ja kui nendega juttu teha, siis nad ütlevad, nii ilus on. See teeb nagu südamest rõõmu, et nagu on tunne, et meid on seal hästi vastu võetud. Meie sisearhitekt on Kaire Kemp-Tischler, no tema töödest võib-olla tuntumad viimane Nordic Hotel Forumi sisekujundus ja Tartus hotell Liidia.
ja tal on veel väga ilusaid töid ja Kaire hoiab siis seal majas väga selgelt sellist naturaalset ja looduskeskset joont, et me kasutame väga palju puitmaterjali, mis hotellides ei ole liiga populaarne tänu nendele tuleohutusnõuetele. Et hotellis on ju väga-väga ranged tuleohutusnõuded, aga meie majas näeb puitu hästi palju, ta on lihtsalt nagu spetsiaalselt töödeldud selliseks, et ta ei sütti. Ja eks see töötus on muidugi kallis, aga see ilme, mida need suured puitpaneelid seal sees loovad, et noh, ma võin lubada, et see tasub selle investeeringu ära, et see sisemus väga hästi peegeldab seda, kus me asume, et me ei ole kuskil looduse kõrval või looduse juures, et me päriselt oleme selle sees ja seda on seal majas nagu järjest rohkem ja rohkem tunda, kui need siseviimistlusetapid nagu siin valmivad ja avanevad. Ja me oleme oma projekti kaasanud ka kinomaastikuarhitektid, mitte selleks, et rajada sinna toredaid peenraid ja istutada suuri ilupõõsaid, pigem just selle mõttega, et kuidas säilitada kogu seda naturaalset keskkonda ja seda metsikut ilu, mis seal ümberringi on ja samas luua sinna nagu meie külalistele sellised loogilised ja head käiguteed ja sportimisvõimalused ja kõik need. Nii et noh, meie maja ümber ei tule roosipõõsaid ja rododendroneid, et meil on kõik see, mis seal ümberringi kasvab, eelkõige siis suured pikad kõrguvad männid, natukene väikseid põõsaid, terve sambla pealne on täis mustika ja pohlavarsi ja see ongi meie dekoratsioon ja meie maastik. Natukene teenustest ka, meil on siis selles majas on kokku 96+1 avarat ja funktsionaalset tuba. See miks +1, miks ma lihtsalt ei ütle 97, sest no lihtsalt nagu loogika tõrgub seda suurt eksklusiivset üle terve 8. korruse ulatuvat spa-sviiti sinna teiste tubade hulka arvamast. Et see on tõesti väga erinäoline, imelise vaatega ja oma nime vääriline, et see ei ole lihtsalt sviit saunaga ja mullivanniga, et seal on täiesti eraldi nii-öelda privaatne spa-ala. Ja need 96 tuba, mis meil on, et kõikidel nendel on privaatsed ja päris ruumikad rõdud seal majutusringil, mis noh, arhitektuuriliselt on lahendatud siis veidi eraldiseisvama ringina. Et seal esimese korruse tubadest on sisuliselt astud rõdu pealt ilma piiranguteta paljajalu sambla sisse ja napid oma mustikad või pohlad või seene. Vaatad, kuidas linnud laulavad või pekitüki kallal nokivad ja siis astud hopsti tuppa tagasi. Meil on Curro Resto, mis ma loodan, et saab olema üheks piirkonna võib-olla selliseks maitsete saadikuks, et oleme võtnud eesmärgiks tuua need rikkalikud metsaannid, mis ümberringi kasvavad ja toimivad, et siis taldrikule ja neid nagu kenasti väärindada ja siin on meil suureks abiks on loomulikult Angeelika Uudeküll. Angeelika, lisan ka seda juurde, et ta ei tule meil peakokaks koha peale, ta ei ole kogu aeg olemas, aga ta alustab meie kokkadega siin juuni keskpaigas, juuli alguses, teeb kuu aega köögiga koostöös külg külje kõrval trenni ja teevad seda menüüd läbi ja Angeelika jääb meie maitseloojaks ka edaspidi. Meie menüü on selgelt hooajaline, see täpselt, mis praegust põllult või metsast tuleb, see taldrikule jõuab. Me oleme rääkinud kohalike jahimeestega, ära kaaristanud, millist ulukiliha ja millisel perioodil. Me oleme loonud juba palju kontakte kohalike toidukasvatajatega ja rõõm on näha, et tegelikult et selline just nagu väike spa annab nii palju nagu ka kohalikule jõudu juurde, et näiteks üks tore kanakasvataja laiendab praegust oma kanalat, et me saaksime kätte sealt meist ainult 25 kilomeetri kauguselt ja kõik oma 10 000 muna kuus, eks ole. Et sellised väiksed sammud. Meil on hästi suur vee- ja lõõgastusala, kokku koos saunaladega on see 1500 ruutmeetrit. See vee- ja lõõgastusala, mis on siis nagu selline esimene etapp või üldala, see on alati majutajatel hinna sees
Ja seal on siis rohkem nagu lõõgastusele ja basseinidele rõhk. Ja siis nagu selline tõsine saunaala, see on nüüd eraldi ka vanusepiiranguga ja väikse lisatasu eest. Ja seal on siis kokku 7 erinevat sauna. Loomulikult spa juurde käivad heaoluhoolitsused. Meie partner siin on Itaalia selline 5 tärni spa toodete arendaja Comfort Zone. Ja meie heaoluhoolitused on ka hästi selgelt nagu suunatud sellisele aeglustamisele ja sügavale lõõgastusele. Ja siis igasuguseid muid teenuseid ka sinna juurde, kaasa arvatud siis välispordivõimalused, et selline see kurra saab olema. Me oleme ära sõnastanud ka oma väärtused ja väga hea praktika on olnud, et kui mul nüüd aprilli alguses alustasid ka kõik osakonnajuhid, siis need väärtused me töötasime juba koos nendega läbi nagu nii külalise perspektiivist, kui lisasime siia juurde oma töötajate perspektiivi, et mida need väärtused tähendavad oma töötajate jaoks. Ja järgmise sammuna ongi, et kui meil meeskond alustab, siis igas osakonnas, igas meeskonnas me tegelikult vaatame väga põhjalikult, kuidas me neid väärtusi nagu oma igapäevateenindusse ja toimetamisse saame rakendada, et need väärtused ei ole lihtsalt selline 5 kokku lepitud mõistet või sõna kuskil kodulehel, et me päriselt tahame elada nende väärtuste järgi ja selles rütmis toimetada. Siin on mõned pildid ka, esialgu küll renderdustest, sest ehitus ikkagi on selles faasis, kus veel sees liiga palju pilte ei saa teha, küll aga just selle nädala lõpus me pildistame üles oma näidistoad 2 tükki. Nii et siis on juba ka rohkem fotosid, et praegust meie fotopank nagu põhiliselt pärineb ümberkaudsest loodusest ja nendest ägedatest vaadetest ja detailidest, mis seal ümberringi meil kasvavad. Ja me tahaks loota, et me siis nüüd avame selle aasta augustis. Broneeringud ilmselt siin paari nädala jooksul ka avanevad ja siis ootan teid kõiki külla. Aitäh, Killu, oli väga põnev kuulamine ja vaatamine. Et mina küll juba põlen uudishimust, et tulla. Mul on kindlasti ka kohe paar küsimust. Me oleme juba muidugi päris pikalt siin inimest aega võtnud, aga hästi kiiresti, et kas on juba teada ka hinnad, et on neid võimalik kuskilt piiluda? Ei, teie veel seda piiluda ei saa, kui me avame nüüd oma täismahus veebilehe ja broneeringud siin paari nädala jooksul, et siis saab konkreetsemalt vaadata, aga mis ma saan öelda, on see, et meie hinnastus väga selgelt toetab meie kontseptsiooni olulist osa, et me ei loo siin kohta spa külastuseks. Me loome kohta spa puhkuseks. Ehk siis pikemaks puhkuseks, mis tähendab seda, ma natuke kartsin, et ma ei saa sellele küsimusele vastust, aga ma nii lootsin. Jah, aga ilmselgelt 9-1 broneerides on väga-väga kallis ja see on taotluslik. Sest me ei taha tegelikult, et inimesed hüppaksid kiiresti läbi, siis nad ei saa sellest kontseptsioonist tegelikult päriselt aimu. Ja mida pikemaks, seda soodsam. Ka hea info, et tuleb siis tulla 3 või 4 ööks, saab kindlasti siis soodsamalt. Kohe annan Piretile ka sõna. Mul on veel üks küsimus Angeelika kohta, et kas ta tuleb teile päriselt peakokaks või ta teeb seda oma praeguse restorani kõrvalt? Teeb seda oma praeguse restorani ja tegelikult mitme erineva projekti kõrvalt, et Angeelika on selline maitselooja päris mitmes ägedas restoranis. Aga jah, ta alguses 6 aega on meie köögimeeskonnaga koha peal, meil on kohalikud sous-chefid on juba nagu värvatud ja alustanud tööd. Ja nemad täna siis tegelevad aktiivselt selle kohaliku tooraine kaardistamisega ja võtavad kontakti kohalike tootjatega. Aga Angeelika jääb meiega nagu, tema on nii-öelda see menüülooja ja köögi maitse kontrollija. Okei, äge teada, ikka on mida oodata. Nii, Piret, sul on ka küsimus Killule, kohe naaber tahab küsida Kauksist. Naabrinaine Piret siin Kauksi puhkemajast. Et minul on selline küsimus, et kuna meie oleme selline väike puhkemaja ka siin metsa sees ja looduses, aga kas see spa osa ja näiteks restorani osa on avatud ka mitteööbijatele? See on väga hea küsimus, Piret, aitäh. See tegelikult vajabki natukene selgitamist, et
et seda meil kindlasti ei tule, et kui on nüüd need kõrge nõudlusega perioodid ja maja on täis, et siis me nagu võtame ka kõik järjest spaasse vastu, et me väga selgelt piirame, et meie sõnum on, et meil on siin aega, aga meil on ka ruumi. Ehk siis sellist silgud pütis tunnet ei tohiks tekkida ja täismaja korral me ilmselt ei saa väljaspoolt inimesi võtta, aga kui maja ei ole päris täis broneeritud, siis me seda hea meelega teeme, küll aga siis kohalikele ja naabritele ja seoses selle Alutaguse valla kodanikukaardiga, mis meil seal kasutusel on, et siis me nagu nuputame praegust just seda viisi, et kuidas me nagu need oma küla ja naaberküla inimesed saaksime ka sellistel päevadel vastu võtta, kui meil maja tegelikult täis on. Mina tegelikult mõtlesin pigem oma klientide peale, et talvisel ajal võib-olla ei ole väga midagi teha ja et siis võib-olla paljud tahavad süüa saada õhtul paremat, et ma eeldan, et see on ikkagi nagu eelbroneeringuga, et sa küsid, kas on vabu kohti ja siis saad minna. Muidugi, ja ikka. Väga tore. No nii, kohe hakkab siin üks koostöö siis. Aga ma usun, et Killu on avatud küsimustele ka hiljem, eks ole, et sa saadad meile kindlasti need slaidid, mida me saame kõigi osalejatega jagada. Ja nii kui te olete lahti ja avanenud, et me kindlasti tuleme ka oma DMO tiimiga teile külla ja siis saame oma silmaga näha, et mis ja kuidas te teete. Aga siis aitäh igatahes ja aitäh, et sa viitsisid meile rääkida. Ja nüüd siis anname sõna Sandrale elamusmajutusest, et äkki ka siit ettevõtjad leiavad väikse puutepunkti, et teha koostööd. Nii, tere hommikust siis kõikidele ja mul on hästi hea meel, et te kutsusite mind siia. Et mina siis olen sellise saidi nagu elamusmajutus.eu asutaja ja see sait toimetab siis tegelikult üle-eestiliselt. Aga tegelikult seal ka teie piirkonnas on väga-väga palju huvitavaid tegijaid ja ma ise tegelikult just töötasin ka Hara sadamas, mis on ka tegelikult kuulub nagu nii ja naa niiviisi sinna piirkonda ka. Aga ma võib-olla põgusalt räägiksin enda taustast ja kus see idee nagu üldse tuli, et mis see põhimõte siis ikkagi nagu on sellel saidil, et minust endast siis nii palju, et ma olen tegelikult turismisektoris töötanud, ma võin öelda teismeeas saadik ja kui sai mindud ka siis turismikorraldust õppima, et siis kõik see praktika sai tehtud hotellinduses ja turismisektoris üldse. Ja sealt maalt alates ma tegelikult sellesse sektorisse ka jäänud nagu olen ja olen siis ka olnud puhkekeskustes küll juhataja, küll müügijuht, ka tegevjuht. Et kuni lõpuks siin eelmisel aastal tuli tegelikult niiviisi arutluste käigus tuli teemaks, et need elamusmajutused on ikkagi Eestis hästi populaarseks saanud. Elamusmajutuste all peame siis silmas sellist majutust, mis pakub midagi enamat kui lihtsalt ööbimine, et tegelikult ka Kurva spa võiks ju teoreetiliselt sinna alla nagu minna, aga meie suunitlus on natuke rohkem sellel, et oleks selline, kuidas ma ütlen siis, ütleme väike metsamajakene või puuonn või midagi sellist. Et ühesõnaga tuli nagu mitmel korral vestlustes siis jutuks ja teemaks, et väga vahva oleks, kui kõik sellised omanäolised väiksed majutuskohad oleksid kuskile ühte kohta koondatud. Kuna nad seal booking.com'is ja Airbnb's kipuvad kuidagi kaotsi minema, nende eripärad ei tule nii hästi välja, need ei anna seal nii hästi filterdada ja sortida. Et siis lõpuks tuligi nagu see mõte, et aga teeme siis ära, ja saigi loodud siis hetkeseisuga teadaolevalt Eesti nagu ainuke selline esimene portaal, mis koondab ainult elamusmajutuskohad. Ehk siis sellised omanäolised kohakesed kokku, just niisugused väiksemad, pigem tõesti väiksed puhkemajakesed, erategijad ja sellised ja ühesõnaga, siin ma olen ka välja muidugi toonud, et kes me oleme, ma sellel nii palju ei peatuks, et mul lihtsalt õnnestus kokku saada väga-väga hea tiim selle lehe ülesehitamiseks, et ma kõiki auhindu endale nii-öelda ei võtaks, et tegelikult mul oli ikkagi abilised olid olemas siis tehnilise visuaalse poole pealt.
Ja mis siis on nüüd kõige suurem põhimõte tegelikult sellel lehel ongi see, et me tahame siis kokku koondada tõesti need elamusmajutuse kohad, et seeläbi teha nad nähtavamaks ja paremini kättesaadavaks siis sihtgrupile. Ja sihtgrupi me töötasime samamoodi välja, lõime persona ja vastavalt sellele personale on tegelikult siis kogu see lehe ülesehitus ka. Ja ütleme nii, et niisugune suurem põhimõte ikkagi asjal on nagu see, et toetada siis nende väikeste kihvtide elamusmõjutuste kohtade sellist kasvu. Nagu ka ennevalt öeldud, siis nähtavust, kättesaadavust ja ütleme nii, et pakkuda ka neile kui ka siis nende külastajatele, klientidele nagu paremat teenust, kui seda siis siiani võib-olla on pakkunud need booking.com ja Airbnb. Et ütleme nii, et mis on meie eelised, ongi siis see, et on eestikeelne keelekeskkond ja kliendi tugi mõlemale osapoolele ja madalamad vahendustasud, et kuna ma ise siin selles, kuidas ma ütlen, turismisektoris siis toimetades tean, et ega ei ole lihtne tegelikult majutajatel ja niiviisi, et ütleme nii, et mina leian, et umbes 20% vahendustasu on ikka kohe kindlasti väga-väga palju, isegi liiga palju. Et meie vahendustasud jäävad seal pigem isegi 5–12% või äärmisel juhul 15%, et olenevalt siis selle me kalkuleerime personaalselt välja. Et ei sööks ära liiga suurt ampsu siis majutaja sissetulekust, ütleme niimoodi. Ja samas me tahame talle ikkagi vastu pakkuda enamat. Et tal oleks tõesti see 24/7 oma keeles nagu siis kliendi tugi olemas ja ka tema külastajatele, et näide, ei ole harv juhus, kus helistatakse või kirjutatakse hoopiski mulle, et tere, selline tähtpäev tulemas või tahame kaaslasega mingit romantilist väikest põgenemist, eks ju, et mida soovitate ja siis ma oskan sealt soovitada, ma oskan ka igast majutajast eraldi nagu siis rääkida, tutvustada, nii-öelda agenditööd teha. Et niisugune personaalsem, individuaalsem lähenemine siis. Ja muidugi ka see, et siis elamusmõjutus.eu on alati valmis ka sellisteks ühisturundus- ja reklaamiprojektideks, et näiteks teha kas või koos mõne majutajaga, kes on ka antud hetkel huvitatud, et teeme koos mingisuguse metakampaania, kus näiteks, ma ei tea, mina või siis elamusmõjutus paneb omalt poolt mingi väikse auhinnakese, näiteks siis majutaja paneb omalt poolt kas või võib võita tasuta öö või midagi sellist, saame jagada, et ühesõnaga, et teha niisuguseid ristturunduskampaaniaid, et ka sellele oleme tegelikult täiesti siis avatud. Ehk siis teisisõnu jah, et soodsa vahendustasu eest tahame pakkuda rohkemat ja toetada siis seda Eesti elamusmajutuste sektorit. Ja siinkohal ma arvan, et ma pean vajalikuks ka mainida seda, et mida mult on küsitud, et kas ma konkureerin Puhka Eestis saidiga. Ei, kindlasti mitte. Et see on minu jaoks isegi kummaline arusaam, sest et see on ju täiesti teine organisatsioon ja nemad on ju tõesti siis nagu, kuidas ma ütlen, nagu riiklikul tasandil tegelevad selle teemaga, et samas meil on ka mõningad erinevused sees, et näiteks nende lehega liitumisega ei kaasne seda, et keegi neist käiks koha peal näiteks või et saaks otse läbi nende lehe nagu broneerida, et mis siis elamusmõjutusel on, et meie käime ikkagi koha peal ära või mina siis üldjuhul üksi veendun selle koha nagu teenuses, kvaliteedis, panen selle üles, õpetan välja, kuidas seda back office'it kasutada ja klient saab otse läbi elamusmõjutuse lehega teha broneeringu. Et need on tegelikult teised kontseptsioonid, et ei pea arvama, et ma konkureerin sellise suure asjaga nagu Puhka Eestis, kindlasti mitte, ütlen kohe ära igal juhul. Aga võime liikuda järgmise slaidi juurde. Et põgusalt siis, milline see leht välja näeb, et oleme siin samamoodi rõhunud hästi palju visuaalile ja kasutajamugavusele. Visuaali poolest siis kuidas ma ütlen, proovime jääda võimalikult sedasi looduslähedaseks, aga kuna elamusmõjutuse kohad väga sageli on küll looduslähedased, aga killukese luksusega, eks ole, et siis sedasama hoiame ka enda lehel nagu sellist disaini joont, ütleme niimoodi.
ja meie lehel on välja töötatud siis palju ka filtreid, mille järgi saab just konkreetselt siis elamusmajutusi välja sortida, et kes otsib, ma ei tea, glampingut, kes otsib peegelmaja, kes otsib, et oleks kindlasti kümblustünn, et kõiki neid asju annab sealt tegelikult väga edukalt siis välja filtreerida. Ja kes on huvitatud elamusmajutus.eu võib kohe ka minna natuke lähemalt vaadata, kuidas see leht tundub. Et ütlen ka seda, et kindlasti on meil alati arenguruumi, et ikkagi arenevas faasis oleme. Aga võib panna järgmise. Siin ka siis kiire ülevaade, kuigi ma tegelikult põgusalt rääkisin sellest juba nüüd ka, et miks see leht on ikkagi siis ettevõttele, ütleme siis majutajale nagu kasulik. Et just see, et ta koondab siis nad kõik kokku, annab kiire, informatiivse ja mugav ülevaate siis Eestis tegutsevatest elamusmajutuse pakkujatest. Võimalus teha koheselt siis ka broneering ja ühtlasi mainin ka siin ära, et majutaja tegelikult kinnitab siiski käsitsi selle broneeringu. Siin on teatavad põhjused, et üks põhjus on see, et ikkagi väga sageli, kui on palju asju üksteise otsa ühendatud, nagu näiteks, ma ei tea, majutaja enda kodulehe broneeringusüsteem, siis on Airbnb, siis on veel Booking.com ja siis ma paneks elamusmajutuse veel sinna otsa, siis kuskil igal juhul tekib mingi nihe. Et sellepärast, et olla veendunud, et ei teki ülebroneeringuid, oleme hoidnud seda joont, et ikkagi majutaja saab päringu sisse ja siis käsitsi kas tühistab või kinnitab. Et oleme seda joont hoidnud ja siin on üks natuke väike saladus ka, et tegelikult kuna need, kuidas ma ütlen, elamusmajutuskohad on teinekord isegi vaata, et loodud enda koduhoovi või niimoodi, siis olen saanud tagasisidet, et majutaja tahab tõesti mõnikord veenduda selles eelnevalt, kes tuleb ta juurde, mis on täiesti okei ja loogiline. Et absoluutselt sa saad selle päringu sisse ja sa vaatad selle inimese korraks üle, kas või Google'ist, kas või Facebookist, eks ju, et siin on lihtsalt see väike turvakaalutlus tegelikkuses, et keegi ei soovi ju enda koduhoovi järsku mingit suurt teismeliste läbu, eks ole. Et selline väike nüanss on veel asja juures. Aga ja, et mis ma siit veel nagu kindlasti välja tooksin, on siis jah see, et sellel lehel liigubki kindel sihtgrupp, kes juba sellele lehele satub, tema juba teab tegelikult, mida ta otsib, eks ole, ja ta on juba, kuidas ma ütlen, ma olen saanud ka kuidas ma ütlen, majutajate klientide tagasisidet, et minu lehe kaudu tulevad kliendid on alati justkui nagu väga-väga teadlikud juba, kuhu nad tulevad ja ei ole kordagi juhtunud, et keegi tuleks ja tõesti hakkaks seal kuidagi ebaviisakalt või ebasobivalt siis nagu käituma. Et juba see on selline väike pluss. Ja kindlasti siis tõesti see, et see teie majutuskoht paistab seal paremini silma enda unikaalses võtmes. Nii, aga siis ma arvan, et võib järgmise panna. Siis kiirelt võime selle sihtgrupi veel nagu üle käia, et kes on siis meie partner, kes nii-öelda sobitub majutusasutusena meie partneriks, on siis selline majutusteenuse pakkujad, kelle eesmärk on siis pakkuda mitte lihtsalt tavapärast majutusteenust, vaid ka midagi sellist unikaalset või meeldejäävat või koguni ekstreemset nagu sinna juurde. Et ma võin siinkohal tuua, et kas või kes ei ole parasjagu kahjuks veel minu lehel, aga keda ma loodaks saada enda lehele, on see, mis ta oligi see, need puumajad, ühesõnaga, mis on seal puu otsas, olen ise käinud, et see on niisugune üsna ekstreemne näide juba näiteks, aga ka igasugused klaasmajad, kuppelmajad, mida iganes, ütleme nii, et mida crazy-im, seda parem tegelikult. ja klient on siis ikkagi ennekõike selline, kes on avatud sellisele teistmoodi lähenemisele ja ta on mingis mõttes ka niisugune seiklusaldis ja nagu otsib midagi uut, ta otsib siis põgenemist igapäevarutiinist, võime niiviisi öelda. Aga kindlasti võib parasjagu ka selline loodusarmastaja olema, sest valdavalt need elamusmajutused ju siiski on kusagil privaatses looduskaunis kohas või rahulikus keskkonnas. Ja persoonale me käsitleme siis ikkagi tõesti sellist inimest, kellel on, võib-olla natuke piinlik rääkida, aga keskmisest nagu
kõrgem natukene sissetulek näiteks, on ju, sest noh, me ka tunnistame seda, et elamusmajutuse kohad ei ole soodsad tegelikkuses. Et noh, kuskil 200 eurot öö on ju täiesti tavapärane, keskpärane hind elamusmajutuskohtadel arusaadavatel põhjustel. Et ja noh, ongi noorem keskiga või keskiga seiklusimmuuline paarike, kes otsib näiteks siis põgenemist argipäevast, aga võib ka olla täiesti üksikpersoon. Noh, näiteks mina olen käinud ka täiesti üksi hoopiski rahu ja vaikust nautimas, et ja loodetavasti haakub siin teiste elamusmõõtuste pakkujatega ja võib panna järgmise. Nii. Ühesõnaga, ja, et mis on siis ka selle saidi sellised turundus- ja müügitegevused, et ühest osast ma juba rääkisin sellest, et me oleme koostöö valmid tegema ka ühisturundusprojekte, aga võime ka öelda, et see meie leht on siis ikkagi otsingumootori nagu Google'i sõbralik, et SEO on korralikult tehtud ja see leht tuleb tegelikult täna Google'ist väga edukalt välja, et kui ma enda lehe statistikat vaatan, siis seal ikka väga suur enamus tuleb tegelikkuses külastajatest tuleb läbi Google'i ja olen seda ka küsinud, et kuidas noh, ka erinevalt osapooltelt, et kuidas te jõudsite meie leheni, et niiviisi tagasiside uurimise käigus ja tõesti noh, ikkagi enamus jõuavad läbi Google'i, et panevad Google'i otsingusse näiteks märksõna elamusmajutus, et tahavad minna kuskile, otsivad elamusmajutust ja siis hüppabki minu leht tegelikult juba väga esimeste seas ette. Et oleneb siis natukene ka sellest personaalsest, kuidas ma ütlen, noh, Google'i algoritmidest siis on ju, aga ja noh, seda ka, et ma teen ka ise teinekord selliseid tasulisi siis metareklaame, mis samamoodi toovad ka lehele liiklust, toovad ka broneeringuid omakorda. Et just siin veebruaris sõbrapäeva ümber niiviisi sai tehtud ja jälle tuli sealt päris palju liiklust ja päris palju uusi huvilisi ja broneeringuid, et teen ka ise täiesti oma nii-öelda firma siis kulude kirjadega, et alati ei pea olema nagu mingi ristturunduslik kampaania. Et samamoodi hoiame siis ka blogi kodulehel, uudiskirja, aktiivset sotsiaalmeediat ja alati ka siis vaatame, et kas saame kuidagi paremini veel seda turunduslikku või sellist koostööd teha. Et nende majutuskohtadega siis. Nii, võib panna järgmise. Ja teenuse toimimisest, tegelikult lühidalt niimoodi, et kui on soovi liituda, siis saab saata liitumisavalduse läbi siis elamusmajutus.eu lehe või siis emaili teel, võib ka helistada. Et ja üldiselt siis esmane samm on see, et ma teen esmase hindamise nagu majutuskohale ja kui ma leian, et see vähegi võiks kvalifitseeruda meie lehele, siis tulen alati kohale, tutvun teenuspakkujaga, koha endaga, veendun, kuidas seal kõik toimib ja toimetab, kuidas see koht ise on, mis on selle koha eripära. Ja seejärel siis teeme tegelikult ka sellise, kuidas ma ütlen, partnerlepingu, mis fikseerib ära siis mõlema osapoole ka kohustused, aga ka õigused ja ka kindlasti vahendustasu summa või protsendi tähendab. Ja üldiselt on niiviisi, et mina panen siis üles, teen selle esmase, nagu kuidas ma teen majuta või kliendilehe ja edaspidi saab tegelikult majutaja ise seda enda back office'ist hallata, mille kaudu saab siis teha ka withdraw'i või nagu request'i, et enda raha nii-öelda kätte saada. Et tegelikult on see haldamine üsnagi lihtne ja mugav, et sellele siis saadan alati ka juhised, et kuidas siis seal back office'is nagu ringi liigelda ja kui majutaja jääb jänni, jääb hätta seal mingite muudatuste tegemisega, ma ei tea, tahab pilte lisada, aga ikkagi ei saanud hakkama, ei oska, siis absoluutselt kohe meie tiim on alati olemas. Või kui ilmneb mõni muu tehniline tõrge järsku ootamatult, mida ikka võib juhtuda, siis mul on suurepärane IT-poiss, kes ka väga kiirelt alati reageerib ja ära lahendab, et me täitsa niiviisi toimetame ikkagi aktiivselt. Jah, ja siin on põgusalt veel siis hinnastamisest räägitud, et jah, nagu ma rääkisin, et toimime siis komisjoni tasu baasil
ja jääb seda siis 7–12, aga tänaseks ma ütlen, et kuna mõnel elamusmajutuse kohal on endal juba niivõrd kõrge hind, siis oleks ka loogiline võtta täitsa ka 5%, et mitte siis süüa ära liiga suurt osa tema käibest. Et teeme nii, et kõik jäävad ellu, ühesõnaga on see meie põhimõte ka. Ja et mida siis majutaja kui ka klient nagu tegelikult vastu saab, eks ju, ongi siis see vahetu ja individuaalne suhtlus ja abi. Ja ütleme niiviisi, et tegelikult siiani ka selle toimimise koha pealt, et oleme saanud hästi palju positiivset tagasisidet ja arvame, et tegelikult selles osas me ilmselt oleme siis ikkagi bookingust ja Airbnb'st ka nagu üle natukene. Aga väga-väga pikk tee on veel minna, et vastas on väga suured gigandid ja nendega ei võistle tõenäoliselt mitte kunagi. Aga kui saaks natukene sellist Eesti oma asja siiski ajada, et siis see teeb südame soojaks lihtsalt, ütleme niimoodi. Aga vist oligi viimane slaid, vaatame korra. Jah, oligi viimane, et mina igal juhul tänan, kellel on huvi nüüd liituda või niisama oli tore kõrva taha panna, et siis mul on hea meel ja kes soovib liituda, et siis kõige lihtsam on seda teha elamusmajutus.eu lehel. On siis, ma vaatan korraks veel kiirelt üle, aga oli elamusmajutus.eu kontakti alt oli minu arust, et saab kohe kontakti võtta või saab ka siis kohe saata selle liitumisavalduse sealt kaudu. Aitäh, Sandra, ja me saadame kindlasti ka kõikidele laiali sinu slaidid ka, kogu tänase päeva slaidid, et siis saavad sealt kaudu ühendust võtta. Ja siis ma tänan veel kõiki, kes vastu pidasid. Meil polegi nii pikka infotundi veel kunagi olnud, et päike juba paistab kõrgelt ja kõik saavad oma tegeviste juurde minna. Nii et ma loodan teid kõiki kohata siis, kui mitte varem, siis 20. mail Palmses turismikonverentsil. Ja kui keegi tahab midagi lisa küsida, siis helistage, kirjutage julgelt. Nii et aitäh veel kord Sandra selle toreda esitluse eest ja aitäh kõigile, kes osalesid. Tšau! Sa nüüd, Viktoria, lõpetad salvestamise ära.